Tervist! Me oleme ajastul, mil meie arusaama sellest, kuidas me oma arvutit kasutada saame klaviatuuri ja hiire abil, on kapitaalselt muutumas. Minu nimi on Anton Lember, ma tervitan teid PointTV stuudiost ja täna räägime Speedlinki Q Multitouch hiirest. Speedlinki Q Multitouch hiire teeb eriliseks see, et lisaks kahele hiirenupule, mis on igal hiirel, on tal puutetundlik ala, mille peal saab teha erinevaid žeste. Vaatame, kuidas seda hiirt siis kasutada. Speedlinki Q Multitouch hiir on juhtmevaba hiir. Komplektis on siis olemas lisaks hiirele saatja ja patareid. Patareid on 3 mõõdus ja juhtmevaba hiirtel loomulikult võib neilt oodata päris pikka vastupidavust. Nii. On saatja ja vastuvõtja tähendab rohkem, mis tagab ühilduvuse kõikide Windowsi põhiste arvutitega. Vajab ainult ühte vaba USB pesa ja et hiir iseenesest toimima hakkaks, ei ole vaja midagi installida. Võib ta sisse lülitada ja võibki teda hiirena kasutama hakata. Komplektis on siiski kaasas väikene CD-plaat. Ja see CD-plaat on vajalik selle jaoks, et installida driver, millega saab siis kasutama hakata puutetundlikke žeste. Speedlink Q Multitouch hiir on üpriski väike seade, hea kaasas kanda. Erinevalt klassikalistest hiirtest, mis täidavad terve peopesa, on ta selline väikene näpuotstega talitatav. Lisaks siis kahele nupule, mis siis töötavad klikiga, nagu nad alati hiirtel töötanud on, siis peale tarkvara installeerimist hakkavad tööle ka žestid. Žeste on 6 tükki. Levinumad on siis üles ja alla scrollimine, mis siis töötab veebilehtedel veebilehe üles-alla liigutamiseks. Ja teine, mis veebilehtedel toimib, on siis 2 näpuga küljelt küljel liigutamine, mis siis ajaloos vaadeldud lehekülgedelt edasi-tagasi sirvib. Lisaks on siis veel 1 näpuga küljelt küljele liigutamine, mis võimaldab erinevates dokumentides, kus jääb külje peal ruumi üle, külje peal liikuda. Need on aga lihtsalt eelseatud variandid. Hiirega tuleb kaasa vastav tarkvara, millega saab kõiki eelkirjeldatud žeste ise seadistada. Siin all on toodud kõik žestid, kaasa arvatud siis ka klikitavad nupud. Ja siit saab valida siis, mida vastav nupp teeb. On loomulikult kõik eelnimetatud liigutustalitused. On olemas lõikamine, kleepimine, otsingud ja erinevates dokumenditöötlusprogrammides lihtsamad käsud. On võimalik erinevaid operatsioonisüsteemiga seotud käske teha, meediaga seotud käske. Need on siis muusika mängimis- ja video mängimisprogrammide käske. Ja on olemas ka võimalus koostada makrot, ehk siis ükskõik millist käsukombinatsiooni ise programmeerida ja salvestada selle nupu alla. Ja seda siis, nagu öeldud, ka nende samade kõvade klikitavate nuppude kohta. Speedlinki Q Multitouch hiir võib põhjalikult ümber kujundada teie harjumusi arvuti kasutamisel mugavuse poole. Hiire endaga saate tutvuda Photopoint poodides ja mina soovin teile PointTV poolt edu!